23. märts ja teie järgi on kell öösel kell 1, aga meil on siin hommikul kell 7 ja päike tasapisi tõuseb. Kui ma omadagi jõudnud olema, on siis Nussa Penida saar Balil ja täna on meie esimene päev seigelda. Eile me põhimõtteliselt magasime lihtsalt nende asjade peal ja võtsime ennast kokku ja puhkasime välja kogu sellest pikast lennureisist, aga täna me võtame rolleri ja lähme uudistame natukene saart, aga enne ma näitan teile natukene ka meie hotellituba, sest see on nagu reaalselt suurem kui mu enda kodu, nii et siuke nunnukas, siit saab tule, nii nagu te nägite. Siin on elutuba, oota, teeran teile valgust natukene juurde, niimoodi. Siin on elutuba, suure telekaga. Eile vaatasime mingit head filmi. Mida vaatasime? Princess Diaries vaatasime eile. Shut up! Siis siin on kööginurgake ja magamistuba. Selle iludusega hakkame siis täna saart valutama. Girl, I say, if only life would lean our way. Igaks üks mainin, et siin on tagurpidi liiklus, nii et me ei sõida vahepeal teed. Karo peab lihtsalt kogu aeg mõtlema, kust poolt autost ta minema peab, selle jaoks, et aeg õigel pool teed. Peale hullumeelselt rollerisõitu, kus reaalselt nagu auk-augu otsa kuked jooksevad üle tee, liiklus on tagurpidi, oleme me jõudnud kohale esimesse kohta, kuhu me tahtsime täiega tulla, mis on siis otse loomulikult T-Rex! No, elus? Siin oli küll silt, et olge väga ettevaatlikud ja pigem ärge minge olla, sellepärast et natukene ligadi-logadi on see tee, aga tegelikult siiamaani, kus me oleme praegu tulnud, on jumala fine, nii et me läheme natukene lähemale. No nii, meie lõppeesmärk on jõuda sinna, sest come on, look at that. Enam ilusamat randa annab otsida. No nii, hüppäeg. Jah. Kraatsiliselt mööda seina. Ma ei ole vist mitte kunagi elus nii ilusat randa näinud, aga ja kuna siia, fookus, kuna siia ronimine on lihtsalt natukene challenge ja ma küll teate üles ronimine veel eriti, siis siin ei ole nagu turiste ka lihtsalt. Ainult mingi kohalik kalamees ja nagu ideaalne mets, kuhu panna hämmek püsti ja nagu kui vähegi saaks, siis ma jääkski lihtsalt siia. Ma ei läheks mitte kuhugi enam, ma olen õnnelik, mulle saab nüüd vesi, rand, päike. Aga me peame nüüd üles tagasi ronima sinna. Ja me jõudsime tagasi üles, korralik ronimine oli ja nüüd on aeg liikuda järgmisesse kohta. Me lähme vaatame ühte kosekest. Proovime selle kõigepealt üles leida ja vaadake, kui ilus stiil mul on. Enne. Vähesest ma olen üle nii punane, siis mul on mingi rätika veel peas. Ma ei ära, internet ei tööta, nii et me äppi kasutame, vaatame kuidas. Tõenäoliselt ei saa, aga sisetunde järgi see saar on nii väike, et ka me leiame, mis see variantika on. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Teed lähevad järjest ohtlikumaks, nagu reaalselt ma ei tea, kuidas me pooltest kohtadest läbi saime, nagu Karo on lihtsalt nagu täis ralli ees, sellepärast et tagaratas läheb vahepeal alt ära ja kivid lendavad ja alla minekud on 90 kraadi peal, ilma et seal oleks tee, vaid ainult hunnik auke, aga me leiame järjest ilusamaid kohti, see on nagu ma ei saa aru sellest, kuidas on üldse võimalik, et mingi koht nii ilus on. Ja mida me kohe kindlasti õigesti tegime, on see, võtan fookuse teile, on see, et me alustasime hästi varakul hommikul, me alustasime reaalselt 7, mis tähendab seda, et kui me T-Rexist ära tulime, siis siin oli niuke mass turiste kogunenud ja nüüd, kui me siin oleme, siis on täpselt samamoodi meie ja siis ühed veel väga hästi on meil ajastatud igastesse asi, nii et lähme otsime nüüd üles ühe väikse kosekese ja seikleme edasi. Ma arvan, selle reisi lõpuks me oleme mingid parkuuri asjad, Karo, kas ma tohin küsida, mis su reaktsioon sellele oli? Okei. Et siis lähme. Ma ütleks, et see tee läheb pärast põnevamaks. Videopildis iseenesest ei tundu hullu nii, et tegelikult oli mingi megamatk selja taga, elu sees ja läheks juba.
ja me jõudsime paradiisi number 2 lihtsalt nii mõnust, ei kujuta ette, nagu siin on hästi külm vesi, kes ei ole soolane, siis sa saad siin pikutada rahulikult ja siis sul on siukene vaade nagu mida hekki. Karoliina ütles jumala õigesti, et siuke tunne on nagu kuskil Avataris oleks, sellepärast et lihtsalt need linnud, kes siin lendavad ja siis kogu see suur võimas rohelus on täpselt nii eepiline nagu kuskil filmis lihtsalt. Tšau, paradiis number 2. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Päeva teine matk on tehtud ja minu kell ütleb mulle, et ma ei tohi enne pühapäeva ennast liigutada, sellepärast kõik need ronimised on hästi kõrge pulsiga ja ma pean tegema hästi madala pulsiga treeninguid, aga need on nii seda väärt, lihtsalt nagu vaadake seda. Me käisime, ma vaatan, kas ma saan teile näidata, kus me käisime täpsemalt. No okei, siit ei ole näha. Aga põhimõtteliselt me käisime möödas seda rada kuni sinna täiesti alla välja, kus te näete vaata seda laineid täiesti sinna alla välja. Ja see on natuke kõrge ronimine. No, see on nii käeda. Kreemitamisaeg. See on küll üks asi, mis on nagu hädavajalik siin alles. Me jahime 3. paradiisi lokatsiooni. Võtan teilt lensi eest ära. Pegujangan. Vist on selle koha nimi Waterfall ja seekord me ei pea ise mäest üles alla ronima, meil on reaalselt ehitatud trepid, sinised iludused. Ja kuna tuleb välja, et siin on ka templi asjandus, siis vähe sellest, et menstruatsiooniga naised ei tohi tulla, siis sa pead kindlalt sari kandma. Et sul peab mingi siuke asjandus ümber olema. On aine, kõhukott, kõige nunnum asi üldse. Seisime meie Karoga siis siin ja järsku avastasime, et üks laine on nii tugev, et see lendas täiesti üle meie pea ja vastu seda seina. Ja noh, oleksime ääre pealt ära uppunud. Aga ei uppunud. Seest vaade oli väga ilus. Me oleme tagasi hotellis ja ainult tänu Karo superoskustele, sellepärast et siinne liiklus on ikka natukene crazy, nagu auto jaoks on teel ruumi, roller sinna kõrvale ei mahu, aga ometigi kuidagi peab mahtuma, nii et mingi hetk sa sõidad lihtsalt läbi võsa kuskil, saad okstega vastu nägu ja lihtsalt nagu kruisid edasi rahulikult. Nii et me oleme elusalt hotellis tagasi, tänane päev oli päris seiklusrohke, päris palju sai ronitud ja päris palju sai nähtud ja ma ei kujutanud ette, et Bali päris nii ilus on, nagu me täna nägime. Võib-olla on see ainult Nusa Penida, sellepärast et nagu siin saarel lihtsalt sa vaatad paremale, sa vaatad vasakule, kõik on nii ilus, kuni seal ei ole inimesi. Niipea kui on inimesed, siis on natukene räpane ja nii edasi. Aga siin saarel enamus on lihtsalt tühjus ja loodus ja ilu ja see on nagu nii mõnus. Nagu te näete, ma olen päikest ka saanud natukene. Mina pean nüüd päikse käest natukene eemal hoidma, Karo käis veel ekstra päevitamas, sellepärast et tema on ilmselgelt inimene, kes nagu rohkem päevitab. Okei, me sööme veel õhtust ja homme täpselt samasugune päev otsa, nii et mul on, et teile video meeldis ja pange pöial püsti, kui tahate järgmist episoodi Balilt näha, nii et tšau!